Tere, minu nimi on Robin ja aitäh, et sa oled jõudnud minu kanalile. Täna me oleme külla tulnud naisele, kes on viinud Eesti vabamaadluse täielikku maailma tippu. Ja minu kõrval on minu hea sõber Andrei Zavakin, kes enam ei vaja tutvustamist, sest ta on piisavalt palju siin kanalil juba olnud. Andrei, kui ma sult viimane kord küsisin enne Kalev Cramo videot, et kuidas sul on lood korvpalliga ja millal sa viimati kossu mängisid, siis millal sa viimati maadlesid, on minu küsimus sulle. Meil oli Jõgeval spordiklubi Virtus ja siis seal enne trenne ma käisin maadlussaalis alati. Aga ma ei maadlenud selle, ma tagusin palli. Nii et minu maadlusega kokkupuutud on täiesti null. No reaalselt on siuke ala, ma ei ole nagu täiesti null. No kuna Epuga on meil plaanis siis üks maadlustreening ja kindlasti... No, poisid, olete valmis? Nii kaua, kuni poisid riietusruumis oma juuksed sätivad ja trikood selga tõmbavad, siis peagi saame teada, milline on poiste akrobaatiline võimekus, sest me hakkame tegema soojendust. Noh, poisid, saite oma triksid selga, olete natukene maadlejate moodi juba, et kas olete valmis soojenduseks? Mina värisen igatahes, juba hirm on. Robin pablab. Et ma isegi ei oska nagu arvata, mis siin täna saama hakkab, aga... Soojendus saab olema lihtne, teete lihtsalt seda järgi, mis ma teile ette näitan. Davai, ära rääkisid. Kui sa hakkama saad. Ära rääkisid. Nii, soojendus tehtud, hakkame poistele seletama vabamaadlustehnikat ja teeme natukene heiteid ka nendega. Poisid, kuna me teeme vabamaadlust, siis vabamaadluse asend erineb siis Greco-Rooma asendist. Ja vabamaadluse asend on see, et sul on üks jalg ees. Sa ise valid, kumma poolne sa rohkem oled. Meil on alati vasakupoolne rohkem, oleks, mulle tundub hetkel. Taled on alati natukene põlves kõverdatud ja sa oled siin all. Käed ei ole kuskil laiali, sest sa oled siit valmis oma vastast blokkima, sa oled siit valmis ründama. Te võitegi hakata kohe nagu näitama siis. Okei, sa võiksid Andrei Randlikult rääkida. Ei, ma lihtsalt näitama praegu, see on tehnika, see on õppimine, see ei ole mingi, et me hakkame nüüd siin päriselt vaatama, kes tugevam on. Proovige oma vahel. Point ülesanne on siis... Eesmärk on teise mehe ranna kätte saada, jah? Jah, ja kes nagu rohkem suudab kontrollida, siis see teeb paremat tööd. Paneme teile midagi siia juurde ka, et sa võid oma vastast kaela pealt tõmmata. Me ei löö, see ei ole löök, mis sinna tuleb, aga lihtsalt kui me siin oleme, sa te hakkasid juba niimoodi vahepeal, siis ongi see, et ma tõmbasin siit alla. Korraks nagu segamini, et sa korraks kaotad oma sellise taju ära. See on juba kartu oli. Ma küll kartu. Tipp taga oli juba. Sõbrad, nagu aru saate, siis tehnika on ääretult oluline. Meie eesmärk on praegu saada jätta üksteise käed ja natuke kaela pealt siis tõmmata alla, et
segada vastast, et ta ei saaks käsi ära võtta. Mul standis vale juba. Ma võisin kordada sind. Okei. Miks see meid kardab? Kui ta mind juba kardab, siis kui ta temaga vastamisi läheb. Nagu te poisid juba aru saite, siis maadluses haar on ülimalt oluline. Aga nüüd näitame teile paar sellist kõige lihtsamat liigutust. Näiteks, kui sa tuled mulle selle käega kalja peale, löön selle käe siit eest, võtan randmest ja tõmban. Käis kähku. Mööda tõmba. Omavahel proovid. Ta on Andrei peal ka pärast. Täiesti samamoodi. Super. Me oleme mõlemad siin maadlusasendis, sama poole käega. Ma lükkan justkui selle maha, randmest ja see tuleb siit võimalikult sügavalt. Ja tõmbad. Jah, tundub lihtne, aga ma võtan sul käega, sa blokid ära. Õige. Nii, ja just see tuleb sealt ja sa tõmbad endast sinna poole mööda. Sinna? Ei, teisele poole. Sa tõmbad siit enda eest nagu mööda. Niimoodi? Selle... Niimoodi. Täiesti sai. Oota ükskord veel, näitame sulle. Niimoodi. Oli, ei olnud. Nii ei olnud. Sellega sa hakkama ei saa. Lähme järgi. Ma tulen nagu see käed läbi. Näite Robini peal ka nüüd. Väga hea on see, et ma saan seda kätt kontrollida. See on halb minu jaoks. See on väga halb sinu jaoks. See on väga halb minu jaoks. Nii, ma viin oma asendi natukene allapoole. Muidu me oleme siin koos, viin allapoole. Ja tulen siit kannad läbi. Ja nüüd sa oled mul selle taga. Ja nüüd ma olen selle taga ja sealt ma juba saan jätata. Siis on juba keegi ees olnud. Siis on juba Tõesõnaga, ma lähen siit läbi. Kui sa lähed siit läbi, jah, siis sa lükkad mind nagu siia poole. Sinna. Sa tuled ise selle taha. Siis sa saad. nagu niimoodi. Vot see juba, see võte mul juba sobis. Eelmine liiga nagu raske minu jaoks. Püha ei võtnud. Need olid rasked, siis poisid järgmised asju ma lihtsalt näitan. Seda ma hüppan õhku lihtsalt. Ta hoidis tagasi end lihtsalt. Ta hoidis tagasi. Davai, Robin, sinu kord. Nagu ma ei oleks Sepp arvanud, et see nagu nii kergesti käib. Et ma nagu mõtlesin, ma kaalun natuke rohkem. Sa mõtlesid, et sa võtad ikka 10 kilo juurde, siis on nagu see päästab sind. Jah, aga see ei päästa. Kuidagi ma arvan lihtsalt lendas. Ei, aga kuidas? Ma arvan lihtsalt lendas. Nagu väga lihtsalt. Aga Andrei, miks sa sükst häält tegid? Kõgu keha raskus on peal. Ja siis ma ka lennan ka veel. Saad aru? Need asjad juhtuvad nii kiiresti nagu. Ma ei saa aru ka, mis mind toimub. Ta on nii kiire lihtsalt, ma ei lihtsalt, ta lihtsalt teeb aegluubist. Ma pidin praegu selle taha vaatama, ma kartsin. Me maadleme siin, jalg tuli ette, asendi vahetust. Jaa, tõsi, nii ta oli, on. Ja ma tulen siit taha. Ja saan selle jala kätte. Aga kuidas neid asju blokeerida saaks kõige efektiivsemalt? Alge eest ära võtta? Alge eest ära võtta. Ja see ongi, see tuleb jälle sellest, kui mul on asend hea, ma jõuan selle jala eest ära võtta. Kui ma olen liiga palju oma keha raskusega selle jala peal, no sa jõuad 3 korda seda jalga võtta, enne kui ma jõuan tasakaalu ära viia ja selle jala taha. Ja läinud sa oledki. Kui keegi kuulis, võib-olla kaamera võtab näha, Sepp oli mulle peaga normaalse kolksu. See on siis, kui asend on vale. Ja see oli sinu süü praegu. Aitäh sulle, Efra, täiesti. Kui me ennist rääkisime, et maadluses on siis heite eest saab 4 punkti, aga kui see heide on eriti puhtalt ilusti sooritatud, siis kohtunik võib selle eest anda 5 punkti. Mis on maks või? See on maksimum, mis oli nagu... Alustame siis sellest, sa kontrollid rännet. Nüüd on sa valida, kas sa tuled siia nagu kaela ümber või puusa ümber. Siis me keerame oma puusa siia alla ja ma tõmban ta justkui üle oma puusa ja siia mõti peale. Asend on jälle fikseeritud. Nii. Tõmbata justkui nagu üle oma puusa.
Pepu pealt ei ole otsesed vaja võtta, aga võtta ikka niimoodi nagu, et ta on ikka kinni. Nüüd keerab puusa veel rohkem läbi. Ühe isegi veel rohkem läbi selle puusaga. Ja nüüd tõmba. Väga hea. Hästi, ümber kinni. Ja viskan üle. Ära selge keerab. Robi on okei, lihtsalt. Viska või? Tee minuga midagi. Juba tahad ise lennata. Võtsin. Ei taha ise lennata. Aga ma ei saagi midagi teha. Viskad nagu üle pealt mööda. Nii, nüüd tunnen. Me oleme valmis. See on, selge juba. Me oleme valmis, see on selge, me oleme valmis võtma Eppu partneris vastu. Ma arvan, et see ei tohiks olla meiesuguste meeste jaoks mitte mingisugune probleem. Vaadates seda, kui palju me oleme täna õppinud. See saab lihtne olema. See on väga lihtne, ma arvan. Liiga lihtne. Epp, räägi meile natuke, mis asi on partner ja miks seda kasutatakse ja miks see vajalik on. Kui me oleme mati peal kõuli ja sealt siis on tegelikult erinevaid viise, kuidas vastaselt punkte noppida. Aga võib-olla selline kõige lihtsam, millega ma teid siis praegu hakkan siin niimoodi... Ta on lihtsalt seda hetke nii kaua ootanud. Alustame. Andrei, alustab. Palun, Robert. Ei, Andrei alustab. Annate kohe suurema. Kiiver käärid. See on kõik olemas, Andrei, tule siia nüüd. Kiiver käärid. See on mind games. See on mind games. 3 korda kivi, 3 korda käärid. Mind games. Palun, Robi. Minu eesmärk on minna siis kõhuli ja jääda sinna ja mitte sind lasta keerata. Jah. No nii, Robin. Proo siis korda. Ma olen tegelikult jumala armas. See oli nii võimas move, et isegi meil kaameramees, kaameratehnik sai kahjustada natuke. No tubli, 5-3 sekundit pidasid astuma. Aga kas tema saab ka midagi nagu teha või ta peabki lihtsalt olema pikali või? Jah, selles suhtes, et sealt tuleb tegelikult ära kaitsta niimoodi, et sa oledki, sa ei lase. Sa võid roomata siin edasi-tagasi, siis minu haare võib sellega siis nagu lahti minna. Ma lihtsalt ütlen teile, et nagu ma päriselt proovisin täie jõuga seal maas püsida. Mis ei ole varianti? Saad aru, mul ei ole lihtsalt varianti. Ma väga vabandan teie, et mul ei ole varianti. Andrei, sinu kord proovi samamoodi, vaata, mis juhtub. Kas teil on hirm? Mul on väga suur hirm. Valmis? See on nii halb. Andrei, hoia nüüd, Andrei! Jaa, Andrei, jaa, tubli, Andrei! Usun sinu saari! Siis kui mul jalad läksid kokku, siis ma teadsin, mul on täis, mul on GG. Aga sa ei saanud jalgu Ma ei saa mitte midagi, jalad on käes, mitte midagi seda teha. Ma võin siis Essana vabatahtlikult minna. Teeme kiiber käärid uuesti. Paned käärid jah? Punkt jah. Sai. Tuleb samamoodi nagu Epp mingi, no oled valmis. Robi, sa tõesti pead ikka alla võtma natuke. Väga raske see maas püsib. Ja peale nende videot me teeme meie rohkem sporti. Käime jalgat mängimas suvel ühe korra, nüüd käisime korvpalli mängima, nüüd maadame sinuga. Ainult videote ajal teeme sporti, vaata. Sõbrake. Ma olen siin. Mis kui libe sa oled? Tasu siis... Ma ei saa. Ma ei saa ka, teate.
Jesus Christ. Maadlus ei ole absoluutselt kerge ala. Väga raske. See on okei. Nüüd on Andrei teil See oleks maru kaua aega. Mul oleks väga kaua aega, ma ei tea, ma lihtsalt ei jaksa. Lihtsalt ei oska ja mitte midagi teha. Nüüd on Andreile. Sa pead epu saama üle. See ei ole isegi reaalne. Aga proovi. Sul on võimalus päästada Eesti rahvale, et sa oled võimekas mees, et sa oled tugev, et sa suudad seda teha. Ma häbistan. Andrei, sa suudad seda. Usun sinust, Andrei. No see ei liigu lihtsalt. Kuidas kommenteerid? Andrei, sa ei saa mitte midagi. Oi, Andrei, sa... Andrei, sa lõpuks kaotasid, jah? Ma kavatsin. Kahju. Oleks osanud arvatagi. Robin, Jah, näita. Andrei, ma tohin. Näita, kuidas Kumbki meist peab selle... YouTube'i sportlase elu käib. Mis asja? Ajaleht on. Miks ta need käed? Ta ei liigu, saad aru sellest? Ma sain Andrei. Oi, ta rooma peist seda. Let's go, Robin! Piiguta! Oot, mul on jalad kinni. Ei, Robin. Pead natuke rohkem piigutama. Ütle, kui ma tulen appi sulle. Teeb midagi jalgadega, ma ei saa. Midagi on väga halvasti. On ajalehte või ei ole seda? Robin, see on piinlik juba. Ma tean, ma ei saa. See on piinlik. Ma lepin YouTube'i vaatamisega. Ja ongi läbi. Hästi proovisid. Ma olen siiamaani täiesti küpsis, noh. Ma kodus isale ütlen. Nii, poistele on selgeks tehtud natukene vabamaadlus tehnikat, asendit ja paneme nad nüüd maadlema. Vaatame, kuidas nad üksteisega hakkama saavad ja kuidas nad suudavad vastuselt mulle. Ühesõnaga, tänaseks viimaseks osaks siis jääb meil selline osa, kus me hakkame siis epu vastu proovima maadelda ja Nagu ta poleks meid piisavalt juba nagu... ja asi näeb välja väga lihtne. Ükshaaval lähem, üks saab oma heitega ära ja nägemist. Vaatame, kaua me jaksame siis seda talud, et Andrei, on sul mingid pakkumised, kas sa nagu... On sul variant täna või ei ole? Ei. Vot see on see koht, kus ma tunnistan absoluutselt mingit varianti. Taast ma ikka lähen selle peale välja, ma pingutan alati lõpuni. Isegi kui ma tean, et mul on GG, siis ma ikka ei ütle, et mul on GG, aga täna ma ütlen, mul on GG. Sõbrad, see on olnud huvitav teekond. Näita siis Eesti rahvale. Demonstreeri, alusta. Ma annan sulle. Võimaluse. Aitäh selle võimaluse, sõber. Alusta. Näita ta kodu. Oi, see on selline ju! Aga selline ei tohi olla. Aotan, järgmine. Ma näitan teile ühe hea taktika, kuidas Eppmäe vastu maadelda. Ma näitan teile hea taktika. Vaadake seda. Alusta. See on üks variant, kuidas Eppmäega siis maadelda. See on üks variant. Näita teist meile. Teine variant. Ma demonstreerin. See teine variant. Ma ei tea. Ma ütlesin, et see jookses uuesti Ma ei tea, ma lihtsalt varsti lendan. Plaani pole. Andrei, võitleda vastu, reaalselt. Andrei, ise rünnab, ise jalga, Andrei. Andrei, pa jalga kinni talle. Andrei, oi, see on õige, Andrei, see on tubli, Andrei. Jalga kinni talle, Andrei. Andrei, ära lase selja peale ennast. Sa suudad, Andrei. Ühene kool. Ära lase ette täna. Ära lase ette täna. Mul ei olnud jaksa. Sa oled tubli, sa pidasid palju rohkem vastu kui mina. Aitäh. Heite õllu. Sõbrad. Oh my god. See esimene variant oli maru hea kuidagi. Kui jooksen minema, vaata. Räägin sulle, sa hakkasid vastu, noh. Ei, see toimis. Aga mul nagu ei olnud variant, mul jalg kohe kalla taga peal. Ei ole nagu midagi teha. Ühesõnaga, sõbrad, nagu te aru saate, siis meil puudub igasugused variandid puuduvad meil. Me saaksime natukenegi tema vastu midagi tehtud.
võime välja teha küll siuksed natuke suured poisid võib-olla, käime vahepeal jõusaalis ka. Kunagi oleme palju sporti teinud, aga pole variant. Nüüd oleme lihtsalt YouTuberid. Tegeleme mingite asjadega. Aga ei, ma arvan, siin otsad kokku tõmmata. Täname Eppu. Muidugi, aitäh sulle, Epp, reaalselt, et sa tulid meie tegema. Las visata. Eppuga ei saa kalliselt. Ma lihtsalt saad ära. Ja nagu ikka, siis mis meil tavaks on saanud, on see, et me räägime siis inimestega juttu, kellega me oleme siis väljakutsed vastu võtnud. Alustuseks, Epp, ma tahan tänada sind selle eest, et sa meid mõlemad Andreiga ellu jätsid, et nagu normaalse elu kooli hetkel. Aga ma küsin mõned küsimused sult, mis nüüd täna kaua kinni ei hoia. Aga nagu ikka, klišeekas. Räägi mulle, kuidas sina naisena jõudsid maadluseni? No, minu teekond oli selline üsnagi lihtne selle juurde, sellepärast, et juba minu vanaisa oli maadleja, minu isa oli maadleja, minu vend oli maadleja, nii et mu isa oli ka minu treener ja minu vend minu treeningpartner, nii et sellise kuidagi oli meie peres sees. Kodus käis kogu aeg siuke omavahel siuke treenides koju ja samamoodi vennaga maadlesid? Vahepeal tuli ette küll, jah. Räägi mulle, mis on sinu hetkel siuke kõige suuremaks motivatsiooniallikaks, et jätkata just maadlusega ja tegeleda sellega igapäevaselt? Ma arvan, et mul ei ole sellist hullu motivatsiooni otsimist kunagi pidanud olema, sellepärast, et mulle meeldib iseennast pidevalt nagu ületada, et kui ma olen juba kuskile, ütleme nii, et uuele astmele saanud, siis ma tahan sellele järgmisele juba jõuda, et kuna ma näen, et neid astmeid on veel ees olemas, siis nii kaua mul motivatsiooni puudust ei tohiks tulla, ma usun. Sa oled hetkel 29-aastane. Mis on siuke vanus, kus siis maadlejad lõpetavad karjääri või hakkavad selle peale mõtlema, et võiks lõpetada? Ma näen, et see on olnud muutuses, et kui varem võib-olla lõpetati seal pigem nooremas eas, siis praegu ka naised maadlevad väga kõrges vanuses, et saadakse lapsed ja tullakse tagasi, et see, ma isegi ei oska öelda, mis see keskmine vanus võiks olla, aga mõned lõpetavad seal 40 alla, mõned lõpetavad 20 üles, eks ju, et see sõltub väga palju inimesest, sõltub tervisest ja kõigest muust. Millal sa said aru, et näiteks maadlus on sinu elukutse, et see võiks teenida sulle üks päev raha ja olla see töö? No ma arvan, et see võis ollagi see aeg, kui ma läksin põhikoolist Audentese spordigümnaasiumisse, alustasin seal õpinguid ja treeningud olid siis juba 2 korda päevas, et siis tekkis päriselt selline õige sportlase tunne. Epp, sa tulid just maailmameistrivõistlustel hõbedale. Räägi sellest võistlusest natuke, kuidas... Ma saan aru, et ajakirjandus võisime lugeda, et sa ei jäänud ise lõpptulemusega rahule, aga samas vaadates seda, et maailmameistrid võistluste teine koht. See nagu midagi nagu on. Ei, kindlasti täna ma võin öelda, et see on tubli ja hea saavutus, eks ju, aga kindlasti vahetult pärast võistlust, kui sa oled juba jõudnud finaali, sa oled 1 matši kaugusel maailmameistri tiitlist, siis seal kaotada on ju tegelikult väga valus. Jah, aga sellele perioodile eelnev ja selle võistlusele eelnev periood, kas see oli sul läks hästi, kuidas ettevalmistus oli? Ta oli üsna keeruline selles suhtes, et olümpia oli ju suhteliselt lähedal sellele võistlusele, et meil jäi lühike periood ettevalmistuseks, lisaks veel see, et ma sain olümpial väikse põlvevigastuse, ma pean sellest hakkama taastuma, et kogu see selline olümpiajärgne puhkeperiood läks siis tegelikult vigastuse parandamisele ja siis hakata veel uuesti ettevalmistust tegema, kus ma sain veel teisele põlvele viga, et kindlasti ei olnud see mitte mingisugune ideaalne ettevalmistus, et me pidime ikkagi kuidagi nagu ajaga võidu jooksma siis, et saaks keha piisavalt heasse vormi kõigepealt ja piisavalt tugevaks, et need vigastused ei jääks niivõrd palju segama võistlustel. Sellest olenemata on Epp maailma teine hetkel, et pole nagu mingi küsimus. Aga Epp, räägi, milline on näiteks sinu kui on ettevalmistusperiood, kuidas sa toitud ja mitu korda päevas sa treenid ja milline see asi välja näeb? No minu selline tavaline rutiin, ütleme, kui me võtame keskmise päeva, siis hommikul ma ärkan sõltuvalt, et hiljemalt kell 8 ma olen kindlasti juba üles ärganud, teinekord varem. Hommikusöök, hommikune treening, ma tulen tagasi, ma teen lõuna, siis tavaliselt käib sinna juurde väike uinak, sellepärast, et kui 2 korda päeva treenid, siis väike uinak aitab taastumisele väga hästi kaasa. Peale uinakut väike snäkk, mingid omad tegemised, kas ma loen seal raamatut või tegelen mis iganes sel hetkel, millega vaja on. Õhtune treening, siis koju, söök, puhka, et söön, treenin, magan, eks ju, et see rütm selline tegelikult on. Ma olen ise seda elu elanud 4 aastat,
kui ma mängisin võrkpalli Eesti meistriliigas, siis tõesti see päevanuinak on see nii teema, et sa hommikul käid jõusaalis ära, lähed sööma, lähed koju, magad ja see aitab väga palju. Me enne kaamera väliselt rääkisime natuke, kui sina olid noor ja kuidas, kellega sina treenisid ja millised olid võimalused. Kas oskad natuke praegu rääkida meie vaatajatele seda, et milline hetkel see noorte olukord siin Eestis, et kui on mingid võistlused või asjad, et kuidas need on üles ehitatud, kas sa sellest saad nagu natuke? Tänapäeval väga toredasti toimuvad lastele ka seeriavõistlused, mis tähendab, et laps on motiveeritud läbi hooaja erinevatel võistlustel käima, sest parimad saavad siis hooaja lõpus ka suuremad auhinnad. Aga kui me vaatame nagu naiste maadluse koha pealt ja võrdleme seda aega, kui mina olin väike, siis tänapäeval kindlasti need võimalused on tunduvalt paremad. Kui mina alustasin, siis sisuliselt naistele või tüdrukutel üldse võistlusi ei toimunud. Ma alustasin poiste võistlustega ja hiljem, kui ikkagi teistesse gruppidesse ka piisavalt palju tüdrukuid tekkis, siis mingisugused klubid, kus tüdrukud eksisteerisid, siis need siis korraldasid võistluse ja panid siis tüdrukud sisse, eks. Aga neid võistlusi oli ka üsna vähe tegelikult. Kui sa treenid igapäevaselt, hetkel sa puhkad, nagu me aru saame, aga kui sa treenid, kas sa treenid Eestis või Eestist väljas või kus sul see nagu see põhistaap on? No nüüd siis eelmisest detsembrist saadik ma olen tagasi Eestis, enamasti me treenime siin samas Pirital. Enne seda ma olin tõesti 6,5 aastat niimoodi, et põhikoht oli Soomes, kus me siis treenisime Soome koondisega koos. Et meil oli üsnagi väike, aga väga kõrgelt motiveeritud grupp, mis ka tulemustest on näha, et see väga hästi viis edasi. Super, väga hea. Nagu oleks enne intervjuusid andnud. Kas sul on olnud nagu karjääris hetki, kus sa oled mõelnud, et nüüd on kõik, ma lõpetan ära? Ühe korra on küll selline hetk olnud, kus ma ise mõtlesin, et ma olen endast kõik kandnud ja ikkagi ma nagu ei saa seda, mille jaoks ma olen treeninud ja ma ei saanud ka treenerilt seda tagasisidet, et tegelikult meil oli kõik hea töö, aga sa saad nagu treenerilt ka negatiivset tagasisidet, siis see ikka korraks tõmbas küll motivatsiooni maha, et selline üks hetk on olnud. Aga jah, see hooaeg sai siis läbi ja sai väikse pausi teha sinna sisse ja kuidagi tuli see tahtmine tagasi ja läks mööda. Et jah, ma võin öelda, et tegelikult on ainult üks kord olnud ja see on ikka aastaid tagasi juba. Praegu on kõik hästi. Praegu sa ei kavatse ära lõpetada seda hetkel. Milline on hetkel nagu Eesti naiste seis siis maadluses? Et me teame, et meil on Epp Mäe. Mis on siuke järgmised sammud või on meil tulemas kedagi sellist, kes võiks olla järgmine Epp Mäe? Jah, selles suhtes olen küll praegu täiskasvanud klassis, ütleme, et olen näinud mina, aga ma näen, et noorteklassides tuleb tublisid tüdrukuid peale, kellel on tõsine soov ikkagi kaugele jõuda ja EPU tulemused üle teha, eks ju, et selles suhtes ma näen, et niisugust kandepinda on tulnud küll. Tippsport kahtlemata nõuab ohverdusi. Mida oled sina enda elus ohverdanud, et jõuda nii kaugele, nagu sa oled jõudnud ja saavutanud nii palju? Ma arvan, et mingist hetkest ma ei nimetanud üldse neid nagu ohverdusteks, vaid teadlikult need on olnud minu enda valikud. Kui ma tahan kuskile jõuda, siis ma pean neid aktsepteerima sellisel kujul, nagu nad on. Et võib-olla hiljem, kui ma kunagi tõesti olen nagu spordikarjäärile vahele tõmmanud joone, siis hakkad sellest nagu rohkem aru saama, et tõesti tegelikult ma ikkagi ohverdasin. Et tänasel päeval võin öelda kindlasti see, et kui ma ikkagi 6,5 aastat olin põhikohaga Soomes treeningutel, siis see, et sa oled ikkagi perekonnas sõpradest eraldatud ja sa eladki põhimõtteliselt 24/7 niisugust laagrielu, siis sa pead mentaalselt selleks valmis olema, et kui sa selleks ei ole, siis see tundubki absoluutselt suure ohverdusena ja paljud ei saagi sellega hakkama. Mul hästi paljud vaatajad küsisid ka sellist küsimust, et just seda maadlusega seotud seda rahalist poolt, et me teame, et kui sa tõesti saad maailmameistriks, Euroopa meistriks, mis iganes, siis sellega kaasnevad olümpiakomiteelt ka mingisugused toetused, eks ole. Aga kui sa igapäevaselt oled selles asjas nii sügavalt sees, oled veel noor, sul ei ole neid tulemusi ette tõeta, kus siis tekib need variandid üldse nagu kuskilt raha saada maadluses või kas tekivad? No selline noorte klassiperiood ongi alati hästi raske, et muidugi ka seal on tiitlivõistluste tulemused loevad väga palju, sa saad noorsportlaste toetuste peale, et see on kindlasti üks periood, kus noored peavad iseenda sisu näitama, et sul on tahtmist kaugemale jõuda kui ainult see noorteklassi medal, et kui mina enda põhjal võin seda öelda, et EOK kindlasti toetas mind väga palju, et sellised ka ühekordsed stipendiumid on sellised asjad, mis noorsportlast sellistel perioodidel väga palju aitavad. Aga põhimõtteliselt on ka, nähakse ka sellist varianti, et kui sa oled noor sportlane, siis jääd ise endale sponsorid ja
ka see variant on olemas, eks ole. Ja kindlasti, et noh, selleks on vaja tööd teha ja neid sponsorid otsida, et kindlasti see ei ole selline lihtne asi, aga alati on neid, kes on oma ala fanaatikud, et need on alati nagu valmis aitama, et tuleb leida enda ümber see seltskond inimesi, kes on sind valmis toetama. Kas sinul olid need inimesed olemas, kui sa kasvasid? Jah, selles suhtes kindlasti minu ümber oli minu perekond, sellepärast mu isa oli minu treener, ta oskas mind väga hästi suunata. Kindlasti ei olnud neid sponsoreid jalaga segada, aga ma arvan, et ma näitasin piisavalt palju oma sisu. See, et mind üldse Audentesesse maadlejate gruppi võeti, kus ei olnud mitte kunagi mitte ühtegi naist olnud, see oli tegelikult Kreeka-Rooma grupp ja võtta üks vabamaadleja sinna juurde, et see oli juba kindlasti samm edasi ja näitas seda, et ma ei taha seda nagu niisama siia umbes kooli õppima tulla pealinna, aga ma tõesti tahan kuskile jõuda. Mul on suurim hea meel, et sa oled jõudnud tänasel päeval nii kaugele, nagu sa oled jõudnud, et sa täna tegid meiega kõike seda siin kaasa. Tegid meile natuke haiget ja näitasid meile natuke seda maadluse poolt. Ma soovin sulle palju edu tulevikus ja et sul läheks kõik hästi ja mina tänan. Suur aitäh teile, poisid. Aitäh sulle. Selline saigi siis meie keskpärases professionaalsuses koos Epp Mäega. Ma ei tea, Andrei, ütle sina mulle, millised on muljed peale sellist päeva koos Epuga? See nagu video, kus nagu reaalselt ma olen täiesti läbi nagu väsinud, vaata. Jalkat tegime, jalkas me oskame võib-olla nagu oleme mänginud, on ju. Koss ka seal nagu siuke, aga siin nagu see oli ikka õudne. Ma lihtsalt arvan seda, et Epp hoidis ikkagi kõvasti tagasi ka meiega puhul, et kui ta oleks tahtnud, siis me ei oleks läinud võib-olla mõne vigastusega ära. Ja ma selles suhtes ma olen uhke ka, et nüüd ma saan öelda, et ma olen kahe siis Epu koolitusel käinud. Ja üks on Epp Kärsin siis, teine on siis Epp Mäe. Ma olen kahe Epu koolitusel ikka läbinud. Ma ei tea, kus sinu lood on, aga... Mina olen ainult siis tänase Epu koolituse läbinud. Epp Kärsin, palun, Robin ootab kutset tema koolitusel. Me igatahes täname Eppu, et ta meile siin kõik võimaldustele näitas meile ja ka teile, kuidas see maadluse värk täpsemalt käib ja võib-olla saite ka natuke targemaks, et millised on heited ja millised on reeglid ja kuidas see täpselt käib. Ma tea, Andrei, mis järgmiseks? Võrkpalli soovitati. Sa soovitati väga palju, aga lihtsalt Andrei, seal on see, et... Seal ei saagi varianti mul olla. Seal on mul ikka suur eelis selles mõttes. Sa oled seal aastaid teinud, ma arvan, ma nägin küll, kuidas suvel mängisid. Aus oli ju. Sa tegid 2 liigutust, olid juba küpsis vaata, jõudnud liigutada. Ma raagilinud küll. Ma arvan, et võrkpalli on kindlasti teema. Tegelikult meil on kutsutud 2 võrkpalliklubisse juba meistriliigas. Äkki me saame ikkagi ka tennist teha ja äkki saame ka vehkimist teha, et variante nagu on. Variante on. Nagu ikka, andke teada meile ka. Muidugi. Nagu näha, siis me teeme ükskõik, mis te ütlete. Me lihtsalt maadlesime. Siis väga professionaalse maadlejaga. Maailma topiga. Top, Maailma teine. Väga reits. Aga ühesõnaga, aitäh sulle, Andrei, et sa tulid. Ja ma loodan, et vaatajatel oli kõigil ülitore. Veel parem, kui me siit ära lähme. Näeme järgmises videos. Ciao. Ciao, Bakar. I love